No, kes on siin jälginud ikkagi modellisaadet, see on viimasel ajal väga ikkagi kursis olnud sellega, mis seal toimub ja kuidagi viimasel ajal on üks preili nimega Xina seal pisut ärevaks tõmmanud ja nüüd sellel nädalal lausa siis ähvardas oma konkurendile suure lihanoa suhu panna ja millest selline ebaviisakus lauakommetes kohe selgitamegi välja, sest oleme Xinale täna hommikul helistanud. Tervist, Xina! Tere päevast! Kuidas läheb? Mis sa teed? Kas oled praegu modellimajas? No ikka, kus mina ei ole, olen ikka kogu aeg modellimajas, sest mina tahan väga saada modelliks. Ja mina siit ei lahku üldse, isegi kui mina lahkuma pean, ikkagi ei lahku. Jään siia. No räägi kohe ausalt ära, mis case teil selle Adeliinega oli ja miks siis juhtus selline asi, et tahtsid talle noa suu sisse panna? No, mäletad sellist juhtumit? Ja asi on nagu selles, et Adeliina on väga selline, no tema tegelikult ei ole absoluutselt mingisugune modell. Selles mõttes tal on väga imelik nägu, tal on sükene kalanegu on, sükene fish, nagu kalaparv oleks tema nägu. Selline kogu aeg tõmbleb. Saab nagu kalaparv, üks koht sinna, vasak paremale, kogu aeg läheb. Nagu kalaparv. Ja ma ütlen talle kogu aeg niimoodi ka, et miks sina siin oled? Mine pois, nagu öeldakse soome keeles. Ja et ta ei sobi. Aga tema tahab ka saada võitjaks. Peale selle on tema veel tegeleb vargusega. Minul on kogu aeg kadunud silmalainer. Ma ei leia seda mitte kusagilt ja jälle vaatan Adeliina selle endale kaisu võtnud, kui voodis minu laineriga jälle. Mina lainerita ei lähe ühtegi sammukest. Ühest varasemast ajast mäletan hoopis sellist asja, et sina võtsid Adeliine juuksekummi ära. Kas oli niimoodi? No, sõbranud peavad laenama üksteisele asjud. Kui tema juuksekumm on olemas, tema ise käib juuksed laiali, ei kasuta seda juuksed sorakil nagu mingisugune väinemöinen, et selles mõttes, et siis ma ütlen talle, et pärast alles, et ma võtan su kummi. Ja kasutan ise, kui sina lihtsalt ei kasuta oma kummi. Kummitad oma juukseid? Jah. Võib küll nii öelda. Sina, kui teised tüdrukud olid Londonis, mis teie siis tegite kodus kahekesi? No me natukene läksime, mina siis ütlesin talle, et kuule, teeme selle asja lihtsamaks. Ma annan sulle 30 €, mine ära, meil on jälle üks vähem. No sest mine sa tead, mis kohtunikud kõik võivad mõelda ja ütlesin mine ära. Tema ütles mulle bitch. Tead, mis tähendab? Ei tea. Bitch. Ei ole kuulnud. No, rand. Kuidas? Kas see on rand? No isegi ma täpselt ei tea, mis see tähendab, aga olen kuulnud, et see midagi head ei ole. Ja ütlesin talle, tema ütles mulle bitch ja mina solvun. Solvusisin. Solvusisid? Ja läksin väga endast välja. Vaatasin oma nägu, lainerit pole. Oi. Ja selles mõttes, et ja siis ma tõesti nagu selles mõttes vihastusin ja muidugi see, et nüüd öeldakse, et mina tahan talle mingi nuga panna suhu. Mis mõttes? Nuga suhu ei panda. See on ebaviisakas, eks ju? Jaa, ma tahtsin talle panna nii-öelda ampsu anda. Sa tahtsid talle niimoodi ürginimeste moodi oma kebaabist tükki lõigata, sest vanasti söödi nii, et liha hammustati ja siis lõigati noaga hammaste juurest ära, eks ju? Ja mina ütlesin talle niimoodi, et isegi kui ma sind väga vihkan, isegi siis ma annan oma viimase lihapalakese sulle, panen selle noa otsast nagu inimene selle suhu. Ma saan aru siis, et Adeliine on siis röövkala. Röövkala, miks nii? No, ise ennem ütlesid, et ta on kala ja siis nüüd, kui ta liha sööb, röövkala. Väikene paralleel tõmmata muidugi, et mina ei ole talle tahtnud mingit nuga suhu panna. Tahtsin kahvli otsast anda lihatükikest, šašlõkikest, et talle hammustada. Et selles mõttes, mis mõttes nuga suhu? No kuidas sa paned inimesele nuga suhu? Ei paneks. Sina kuidas... Kuigi ma ei saa salata ikkagi selles mõttes, et minu vanavaja ei saa. Oli Žikadilova. Minu nimi on Ksenia Žikadilovna. Sina, kuidas siiamaani läinud sul saates on, millised pildistamised sulle kõige rohkem on meeldinud ja mis sulle üldse ei meeldinud?
no mulle ei meeldi eriti üldse, kui mind pildistatakse. Mulle meeldivad ikkagi selles mõttes, et kui need fotod juba valmis on. Mulle meeldib downloadida oma fotod, ütleme siis internetist ja anda need, aga nemad tahavad jälle uus. Mul on väga palju pilti juba endast olemas. Mulle meeldivad kõige rohkem need pildid, mida ma endast ise teinud telefoniga olen. Need on kõige ilusamad. Seal ma saan retušeerida nii, nagu ma tahan. Kompositsioon on paigas. Kompositsioneerida nii, nagu ma tahan. Aga seal tead tuleb noormees, pildistab, ütleb, tee nii, ära nii, tee, mitte midagi aru ei saa. Aga ma olen selles mõttes ikkagi sünninud model, ma võiks siis olla fotograafi model. Ise ennast pildistada või selle telefoniga. Sina, kas sa saad juba meile reeta, kes võidab selle saate? No muidugi mina. Sina võidad? No ja kui ei võida, siis siis sa paned kellegile noa suhu, ma saan aru. No siis... Pakud šašlõkki, vabandust. Siis ma arvan küll läheb siis noa suhu panemiseks. Või isegi, ütleme siin, või isegi lusika ja terve köögikomplekti koos taldrikute ja serviisiga suhu panna. Võib-olla lausa köögikombaini. Kohvimasina ja sakuläte selle suure kaseeritud veoauto. Ja no, vaata, see on hea, et sul... Veoautoga võid suhu sõita, teate. Ja, see oli tore nali siin. Mida sa muidu muul ajal teed, kui sa ei ole siin parasjagu modellimajas ja modellisaates, et millega sa tegeled üldse? No, mulle esiteks ma teen endale meiki kogu aeg, ma teen maniküür, pediküür, siis mängin PlayStationiga ja hoki ja ega ma muud midagi ei tee. Muud ei teegi? No ei oska midagi. Koolis ei käi? Ei ole käinud. Mis sinna kooli ikka ronida? Nii, aga Siina, aitäh sulle, et valgustasid meile natuke modellisaate tagamaid ja mis ma oskan sulle soovida on siis, mida soovitakse modellidele? Konts kõveraks. Konts kõveraks? No, olgu, aitäh sulle. Aitäh ja taga.